Seekordse nädala topise valimisega meil mingisugust erilist suurt kahtlust ja vaidlust siin väikeses toimetuse kolleegiumis ei olnud, kuna siis selle nädala alguses tekitas väga palju poleemikat ja rahva paha meelt ikkagi üks väga tähtis inimene, meie Tallinna linnapea Edgar Savisaar, keda siis väidetavalt ühe noore fotograafi, reporteri, videokaamera juhtijaga siis koos tabas väikene selline rüselusskandaal ja väidetavalt Savisaar oli siis seal ühe pruudiga ja autos sõitmas öösel ringi. Mis seal tegelikult juhtus, seda me tahame kõik teada, sest ajakirjandus ei tea sellest midagi, aga oleme hommikul loonud telefonisilla Hundisilma taluga asjaosalise endaga. Tere hommikust, Edgar, ilusat päeva! No tervist Terile ka sinna, kust ta iganes ka ei helistaks, aga tahtsin öelda et on väga ilus päev. Patrakova tõi mulle just Hundisilma põllu pealt värskeid küpseid tikreid ja mudib hetkel mu jalgu. Nii et tahaks öelda kõigile Eesti rahvale, et elage ilusat elu, aitäh teile ja head aega. Edgar, rääkige natuke seda Varese juhtumit, siis mis juhtus selle Varesega, kes tahtis teist pilti teha, teie muidugi nagu oma blogis olete siis kirjutanud, patsutasite teda mitu korda õlale ja julgustasite teda, aga nüüd siis juhtus selline häbiväärne lugu. Kuidas oli selle väikese rüselusega seal? No vaadake, mul on aeg-ajalt ikka lindudega rüselusi olnud. Olen Hundisilma talus ka väga palju lindusid jälginud. No mäletame seda Tihaste juhtumit kõike, mis lõppes teil väga traagiliselt. No see Tihane selles mõttes irvitas minu üle, et teatavasti Tihased söövad 5 korda rohkem toitu, kui nad ise kaaluvad. Ise söön vaid 3-4. Tekkis väikene arutelu ja sõnasõda, kuna Tihane eriti rääkida ei oska, siis võitsin selle dialoogi päris ülekaalukalt ja veenvalt. Aga mis puutub nüüd sellesse öisesse linnas toimunud intsidenti, siis alustaks võib-olla sellest, et mida ma seal üldse tegin. Väga hea, ja kes see tütarlaps oli seal autos? Kui seal oli üldse mõni tütarlaps? Ajakirjandusest loen, et seal oli üks piltide pealt näha ähmaselt nähtav tütarlaps ja ausalt öeldes oli ta ka pisut ähmane. Kuna minu töökoht siis otseselt on Veenusklubi kõrval, kus on väga palju ähmaseid tütarlapsi ja väga paljud elavad neist Tallinnast eemal ja sageli, kui lähen hilisõhtul töölaua tagant ära, siis ähmaseid tütarlapsi hääletab ja kuna mul on vahva suur auto, siis viin tüdrukud koju. Väga paljud elavad Hundi Jalasilma talu lähedal. Taludes on talutüdrukud, kes on eksinud suurde Tallinna linna ja et nad ei langeks siis nii-öelda castingu firmade ohvriks või ei hakkaks mojitosid jooma suures koguses. Viin nad siit Tallinna linnast ära ja päästan nendega nende noored elud. Edgar, kas te ütlesite praegu seda, et meie oma Tallinn ei ole piisavalt turvaline noorte naiste jaoks? On küll. Teatud kohad vajavad siiski natukene timmimist ja iga kord ma teen paratamatult mitu tiiru ümber selle ploki, kus on siis minu töökoht ja kui siis Keskerakonna siis peakorter ja Veenusklubi, kuna mul on teatav haigus. Ja haigus, kuna ise olen rohkem niisugune kesk- ja vasakteispoolsuse austaja, siis kas te olete näinud filmi
Zuulander. Ei ole kahjuks. Vot seal peategelasel, te peaksite rohkem raamatuid lugema, Zuulander on väga hea raamat. Seal nimelt peategelasel on ka haigus, et ta ei saa keerata paremale. Edgar, me kaldume teemast natuke kõrvale, te olete väga hea jutumees, aga minule kui algajale poliitikavaatlejale tundub, et praegu olete te lihtsalt võtnud löögi enda peale, et igasugustest skandaalidest, jamast ja siin ühistranspordiga seotuvast lihtsalt mööda minna. Te võtsite lihtsalt selle tütarlapsega löögi enda peale, kas vastab tõele? Las ma lõpetan oma eelmise mõtte. Ei, palun ärge lõpetage, vaid ikkagi vastake küsimusele. Siin dikteerin tingimusi mina. Ma ei saanud teie küsimust aru, teie küsimus oli äärmiselt ebaprofessionaalselt esitatud. Mina räägin ainult tarkade inimestega, mitte sellistega, kes öösel tulevad ja hakkavad mu haigus üle nalja tegema. Kuna mul on selline haigus, et ma keeran ainult paremale, siis ma sõidan autoga välja, keeran paremale, keeran jälle paremale, olen Viru tänaval, keeran paremale, olen jälle oma töö ees. Edgar Savisaar, 6. juunil võeti teilt 2 kuuks siis juhiluba ära. Mis momendilt hakkas karistus kehtima ja mis momendilt see lõppenud on? Kas te tohite praegu üldse autoga sõita ise? No ma ei tohigi selle haiguse pärast sõita, sellepärast ongi mul autojuht, kuna autojuht oli sel õhtul ennast täiesti purju joonud joovastavatest mojitojookidest, siis pidin ise istuma, mõtlesin, et saan hakkama, aga tiirutasin sihitult ümber selle bloki, kuna saan ainult paremale keerata. Te kirjutate oma blogis, et te sõidate siiski ise autoga, aga kui juhtimisõigust ei ole, siis te rikute ju seadust. Mis eeskuju te annate oma valijatele? No sellepärast võtsin selle ähmase noore tüdruku peale, et äkki ta sõidab, viskab mind koju. Niimoodi, aga... Et ma viin ta sinna Hesburgerisse, annan talle natukene kohvi juua, kiirelt salatit, saab kaineks, viskab mind koju ära. Selline mõte oli, kui see... Mis edasi? Milline sõnum on teil siis sellele noorele reporter Varesele, kes selle sündmuse jäädvustas? Väga tubli poiss on, aga ausalt öeldes mul on väikene... Kas te olete mulle silma kunagi vaadanud? Kahjuks küll, jah. Vot, ja kui sa hakkad, mul on selline natukene halb silmanägemine, kui sa hakkad ikka ööpimeduses välguga säffima, siis silmad jäävad mul haigeks, väga haigeks. Te olete haige inimene. Siis peab päiksepillidega käima, aga kui kes öösel päiksepillidega käib, selle kohta öeldakse meil Tallinna linnavalitsuses tusspäeg. Ja selles mõttes tahtsin talle öelda, et ole hea poiss, ära siis niimoodi välgutasin keset Viru tänavat ja mul silmad jäävad haigeks. Seda kahjuks muidugi televiisoris ei näidatud. No väga familiaarselt igatahes lähenesite, mis muidugi teile annab positiivsust juurde. Ja seda küll, sest et noored ei taha mingit teietamist. Noored tahavad, et sa räägid, näed, isegi mina ütlen, et sa räägid nendega nagu võrdne võrdsega. Te olete absoluutselt õigel teel, äkki saame üks päev kokku. No astuge läbi siit Raadio 2-st meie juurest. Jah. Aga et selles mõttes, et see oli tore poiss ja soovin talle palju edu ja kindlasti saab ta nüüd väga kuulsaks ja väga rikkaks ja väga õnnelikuks. Igatahes Edgar Savisaar, soovin teile selliseid usinaid spin-doktorite välja mõeldud tegusid veel ka edaspidiseks. Kui mõne ebapopulaarse otsuse vastu võtate, siis teisalt jälle minge vedage mõni ähmastunud tütarlaps autosse, sõitke natuke ringi ja kõik on jälle korras. Suur tänu teile ja ilusaid ähmaseid tüdrukuid teilegi. Aitäh!